Tere hommikust kõigile. Good morning, Alliku ja Redi. Yes, good morning, and we just go straight into what is prepared today. Lähme kohe sõnasse. Yeah, we are going to read a scripture from John 15, verse 10 and 11. Vaatame Johannese 15 ja salmid 10 ja 11. And I'll read quickly. Loen teile ette. He says, if you keep my commandments, Kui te peate minu käske, you will abide in my love, siis te jääte minul või püsite minu armastuses. just as I have kept my Father's commandments Nii nagu mina olen pidanud oma isa käske and abide in his love. ja jään tema armastusse. These things I have spoken to you, Seda ma olen teile rääkinud, that my joy may remain in you, et minu rõõm oleks teis and that your joy may be full. ja et teie rõõm saaks täielikuks. There are things that I extracted from this simple passage, See on väga lihtne kirjakoht ja ma olen siit mõned mõtted välja korjanud. because Jesus said, if you keep my commandments, Jeesus ütles, kui te peate minu korraldusi, you will abide in my love. siis te elate või teete nagu kodu minu armastusse, te elate nagu kodus minu armastuses. And if you look closely, the way he started the statement in verse 11, Ja see, kuidas ta alustab seda salmi 11, he said, these things I have spoken to you, seda ma olen teile rääkinud, which means he was busy speaking, imparting, giving it to the disciples. ta räägib siin nagu, siin inglise keeles ütleb, et neid asju olen ma teile rääkinud, mis tähendab seda, et ta oli siin palju asju neile rääkinud ja neile justkui edasi andnud või üle laadinud. He understood very clearly what he should do when they are around him. Jeesusel oli väga selge ettekujutus või arusaamine või teadmine, mida ta peab tegema, mis on tema ülesanded, kui ta jüngrid on tema ümber. Which simply tells me to say Jesus, the Christ, understood his mandate and his purpose, why he came for. Mis tähendab, et Jeesus teadis väga täpselt, milleks ta oli tulnud ja mis oli tema siht ja eesmärk. And he says, these things that I've spoken to you, Neid asju ma olen teile rääkinud, that my joy may remain, et minu rõõm jääks teiega. because he was the carrier of the joy, the inner joy. Jeesus oli selle sisemise rõõmu kandja. I wanted to find out which things he spoke very much in the same passage. If you read the same passage, John 15, I'll extract one or two things that he said. Ma And tahtsin näha, mida ta siin eespool räägib siis, millest ta pärast ütleb, et see on kuidagi seotud selle rõõmuga. Ma mõned mõtted siit korjasin eestpoolt ka välja. Because we need to refer to the things that he said, because he says, these things I have spoken to you. Kui ta ütleb siin, et neid asju ma olen teile rääkinud sellel eesmärgil, siis me peame vaatama, et mis asju ta siis rääkis eespool. The important things that he spoke, one of them is extracted in verse 4. Üks on siin the same- salmis number 4. It says, abide in me. Ja 4. salm ütleb, jääge minusse, elage minus And I in you. ja mina jään teisse. As the branch cannot bear fruit of itself Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, unless it abides in the vine, kui ta ei jää viinapuu külge.
And he was very open to tell them to say, neither can you unless you abide in me. Ta on väga otsekohene, ühemõtteline, kui ta ütleb siin edasi, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. In other words, he was speaking it very clearly to say, if you can't receive what I'm giving you and what I'm speaking to you, forget, nothing can work out for you. Et sellega ta ütleb, et kui te jää, ei kuule minu käest, vaid te ei kuule, mida ma teile räägin, siis unustage ära, mitte miski teil ei toimi, mitte miski teie elus ei tööta. If we cannot understand a better connection with him, we are doing our own things. Kui me ei mõista, kui tähtis on see tihe ja see tugev kontakt temaga, siis me teeme omaenda asja. I told a group of people sometime, maybe some few weeks ago, Et mõned nädalad tagasi ma rääkisin ühele grupile inimestest. I said world over, Ma ütlesin, et maailmas people are very fast growing in religion, in events, in programs than growing in Christ. Et inimesed üle maailma arendavad välja kiires tempos kõikvõimalikke programme ja üritusi ja selle asemel, et kasvada temas. They have conferences, summer camps, come this year, Suured konverentsid, laagrid, tule siia üritusele, sinna üritusele. And they think they can grow through that. Ja nad arvavad, et see on see, mis paneb kasvama. But I said, if we abide in him, aga ma ütlesin neile, et kui meie elame temas, as a branch cannot bear fruit of itself, siis nii nagu üks oks ei suuda üksi oma pead vilja kanda. He emphasized and said, unless it abides in the vine. Jeesus ütleb selgelt, et kui ta ei jää pideva elu asemena viinapuusse. Neither can you unless you abide in me. Ei suuda ka teie vilja kanda, kui te ei ela nagu kodus minus. What we see in the world today is a powerless kind of arrangement because people are growing in religion. Mida me maailmas täna näeme, inimesed kasvavad sellises jõuetus- ja väetusreligioonis. See on religioon. And that cannot produce the joy in us. Ja see religioon, selle religiooni järgimine ei suuda esile tõsta meie sees seda rõõmu. We are looking at what things Jesus spoke about. These things I have spoken to you. Jeesus ütleb, ma olen teile seda öelnud, neid asju rääkinud. One of them can detect it from verse 6. Üks on ka salmis 6. If anyone does not abide in me, kui keegi ei jää minusse elama, he is cast out as a branch. Heidetakse ta välja nagu oks. And is withered. Ja ta kuivab ära. And they gather them and throw them into the fire. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. And they are burned. Ja nad põletatakse ära. You know, when you gather the branches that cannot even hold roots or anything, you gather them and you tell them, okay, this is the last. You go to your ashes. Ja, et kui sul on selline risu, oksarisu, mis ei ole juurdunud, mis ei ole mitte miski, siis sa ütled, et okei, te saate nüüd tuhaks. I don't know if we can take something from ashes. What can we use from ashes? Milleks kasutatakse tuhka või mis otstarve on tuhal? I don't know, maybe ashes can be used. I don't know. Kas on tuhast mingit kasu?
Yes, it is. You can fertilize your potato field. Okay. Ashes can be used to fertilize, and you just become something that is used for something. Ja tuhka saab kasutada ühel või teisel otstarbel. Instead of you producing fruits that people can eat from, Ja selle asemel, et toota vilja, mida teised inimesed saaksid süüa, you become like ashes to be used. kasutatakse sind jah, selliselt tuhaga kööritakse potte ja väetatakse põllumaad ja We have seen ashes that are being used in church. tuhka kasutatakse Religious circles. People are tossed left, right, and center. ja, et on selliseid religioosseid kogudusi, kirikuid, kus kasutatakse tuhka, nad teevad seda tuha märki otsa ette, ristimärki ja There is a program here that does not even inspire or make sense. You are found there because you just want to be in that event and you don't even know what it means. ja ta valik mõtleb siin seda, et seda tuhka nii-öelda kasutatakse igasugustel üritustel, et rahvas kutsutakse kokku, inimesed tulevad kohale, nad ei tea üldse, noh, mis selle asja mõte on või lihtsalt osalevad üritustel. You stay into that arrangement for years, for years. ja You are ashes that are being used. inimesed on nagu tuhk, mida kasutatakse aastaid ringiratast ühtedes samades programmides No connection with Jesus. ja neil ei ole elavat seda igapäevast ühendust Jeesusega. No connection with the Holy Spirit. Et nad ei käi koos püha vaimuga. He says, these things that I've spoken to you, aga Jeesus ütleb, et ma olen neid asju teile rääkinud, that my joy will remain. et minu rõõm jääks püsima teisse. Joy is one of the most desired experiences. Rõõm on üks kõige enam igatsetud kogemus, of the human heart. mida inimkond üldse igatseb, rõõmu. Yet it is very much misunderstood. Ometi on see väga valesti mõistetud. A lot of us have equated joy to happiness. A lot of us. Paljud seovad rõõmu õnnelikkusega. Because happiness depends on circumstances. Sest õnnelik tunne on seotud olukordadega. But joy is deeper. Aga rõõm on palju sügavam. Enduring and rooted in relationship with God. Ja see rõõm peitub sellises suhtes Jumalaga, ta on juurdunud sellesse suhtesse Jumalaga. And this is what Jesus is saying, it should remain. Ja Jeesus räägib sellest rõõmust, et vot see sügav rõõm püsib teis siis. That my joy will remain in you. Et minu rõõm püsib teis, jääb teisse. When my joy remains in you, your joy will be full. Kui minu rõõm jääb teisse, siis teie rõõm saab olema täielik. There is his joy and my joy. Nii et on kaks eri rõõmu, ta räägib minu rõõm ja sinu rõõm. My joy needs to be full. Et see tähendab, et minu rõõm peab saama täielikuks. From his joy. Ja see tuleb tema rõõmust. How can my joy be full? Kuidas saab minu rõõm täielikuks? If I abide in him. Siis, kui ma elan temas, jään püsima. Because he emphasized to say, these things I've spoken to you. Nüüd siin ta ütleb, et neid asju ma olen teile rääkinud. That my joy may remain. Et minu rõõm jääks. The other things that we can look at is in verse 10, he says, if you keep my commandments. Ütleb nõnda, kui te peate minu käske või korraldusi. You will abide in my love.
siis te jääte minu armastusse. You will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. And abided in his love. Ja see abide sõna räägib nagu tõesti elamist nagu kodus, viibimist. So this was an expression of Jesus himself. Nii et Jeesus ise räägib seda siin. His desire. Tema igatsus. That we should not just be merry, happy, just merry, happy. Ta ei räägi lihtsalt seda, et siis sa oled lihtsalt selline õnnelik, rõõmsameelne. Happiness is because of circumstances. Oh, I'm happy. See rõõmsameelsus või siukene, jah, see happiness on pigem jah, rõõmsameelsus, et selline rõõmus kerge olek, et see on, see sõltub ju olukordadest, eluolukordadest. But we need to have full joy. Aga meil on vaja täiemõõdulist, tõelist rõõmu. Because full joy is mature. See täisrõõm on küps. And overflowing. Ja see on see, mis voolab üle. When you have full joy, you are mature. Täis ja päris rõõm sinu sees, siis sa oled küps inimene. And overflowing. Ja see voolab üle sinust teistele. What I mean is that when full joy comes to you, it comes and finds a person who is mature. Et kui see täisrõõm tuleb ja leiab inimese, kes on küps. Because at times joy is tested. Ta rõõmu pannakse proovile, seda testitakse. When it is tested, how am I going to respond to the test that has come? Kuidas ma reageerin sellele testile, mis nüüd on tulnud? I should really respond in a mature way because there are a lot of tests that we go through. Me peaksime sellesse suhtuma küpsel viisil, sest neid teste tuleb kogu aeg. So full joy is mature. Et see täielik rõõm, see sügav rõõm on küps. Because it does not originate from possessions and achievements. Seepärast, et see rõõm ei tule omandist või oma enda saavutustest. It flows from Christ himself. Vaid see tuleb otse Kristuselt endalt. See ei sõltu meie saavutustest või omandist või paranduslikust seisust või olukordadest. And so Jesus said, these things I've spoken to you. Jeesus ütleb, et neid asju ma olen teile rääkinud. That my joy may remain in you. Et minu rõõm jääks püsima, alaliselt elaks teis. And that your joy may remain. Ja teie rõõm jääks ka püsima. Maybe to refer a little bit in Philippians 4:4. Võib-olla viitan ka Filippi 4:4. Rejoice in the Lord always. Alati rõõmustage issandas. And again I say rejoice. Ja taas ma ütlen teile, rõõmustage. Like I said, joy sustained by his presence is powerful. Nagu ma ütlesin, et see rõõm, mis lähtub tema ligiolust, see on nii väeline. In the midst of pressure. Suure surve all. Because of the joy that is sustained by his presence. Kuna see rõõm lähtub tema ligiolust. The pressure diminishes quickly. Siis see surve annab järele, see surve väheneb, kuna sinu rõõmuallikas on tema ligiolus. John 15 makes it so clearly that we should connect in abiding to Jesus. Nii et Johannese 15 ütleb väga selgelt, et me peaksime olema nii tugevas ühenduses ja püsima ja elama temas. He himself expressed it. Ta ise pani selle sõnadesse. His desire. Et tema soov. Is for us to have full joy.
tema tahab, et meie elus oleks see täis rõõm, complete, mis on täielik, lõplik, mature, and overflowing. küps rõõm, mis voolab üle. It is not circumstantial. See ei sõltu mitte kuidagi tingimustest ja olukordadest. When things are right, then I jump around and I smile to everybody. Et see ei ole see, et kõik asjad on nii õigesti parasjagu, et sa siis hüppad rõõmust ringi ja naeratad kõigile. When things don't seem to maybe to advantage me, Ja I kui become olukorrad so ei sad. suusi, et kui olukorrad just ei ole nii kohutavalt suusivad minu ümber, siis ma olen mossis. And so this is what I wanted just to share a piece of cake with you this morning. Et ma tahtsin seda teiega jagada. You said also Romans 15. Yes, Romans 15. Let's go to Romans 15 Et quickly. ta unustas ära, ta tahtis jagada ka Rooma 15. Yes, indeed. Romans 15, verse 13. Ja salm 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. I think these were the remarks of Paul, Et need on Pauluse sõnad. asking God to fill all of us with joy Ja ta palub siin, see on tema palve või tema õnnistussõnad, et me kõik oleksime täidetud rõõmuga and peace ja rahuga, in believing. uskudes. What does that mean? Mis see tähendab? Because Jesus said, these things I've spoken to you. Sest Jeesus ütles, et sellel otstarbel ma olen teile neid asju rääkinud. And Paul says, now may the God of hope fill you Aga with all joy Paulus ütleb, et nüüd lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmuga and peace in believing, ja rahuga teie uskumises, that you may abound in hope. et teil oleks ülirohkesti lootust. You know, what it means is that when Jesus was speaking to his disciples, Et kui Jeesus rääkis oma jüngritele, something was being produced to the hearers of his words. siis need, kes tema sõnu kuulsid, midagi tekkis nende sees. Those were around him who were listening to his speakings. Need, kes kuulasid seda tema õpetamist, Hope was being produced. nende sees tekkis või loodi üks lootus By the power of the Holy Spirit. püha vaimu väe läbi. See oli püha vaimu vägi, mis tõi esile selle lootuse. And inside their hearts, they were saying, if we follow what this man is saying, Ja nad oma südames mõtlesid, et kui me nüüd järgime seda, mida see mees ütleb, and abide in him, ja me jääme temasse, we shall bear fruit. siis me hakkame vilja kandma. You know, I looked at, was it Philip when he went to Samaria? Ja ma mõtlesin Filippusele, kes läks Samaariasse. That was the fruit. Ja see, mis seal Samaarias juhtus, see oligi tema vili. The fruit of the speakings of Jesus. See oli Jeesuse kõnede vili. Because his speakings went into the hearts of his disciples, and they came to be apostles, you know. Need sõnad läksid nende jüngrite südamesse ja sellest sündis see, et neist said apostlid. And they had to spread these speakings all over the world. Ja nad viisid need samad sõnad, samad õpetused üle kogu maailma. So
that was the fruit of his speakings inside them, those that received with hope. nii et see vili oli see, et need, kes teda kuulasid, nende sees tekkis see lootus. Listen to what he said in verse 14. In verse 14, the same Romans 15. Rooma 15:14 ütleb edasi. He said, now I myself am confident concerning you. Ta ütleb, nüüd mu vennad, mina olen iseeneses veendunud, My brothers, mu vennad, that you also are full of goodness, et te olete täidetud headusega, filled with all knowledge, täidetud kõiksugu teadmisega või tarkusega, able also to admonish one another. ning suudate ka üksteist üles kutsuda või üles õhutada, siin on manitseda. There's a lot to unpack there. There's a lot to speak about there. Ka selles salmis on nii tohutu palju, millest võiks rääkida. When he mentioned those words to say, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Kui ta ütleb Spirit. siin eelmises salmis, et lootuse Jumal täitku teid rõõmu ja rahuga teie uskumises, et teil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes. And he spoke about his confident towards them. Siis kohe seal edasi ta väljendab oma kindlameelsust, oma veendumust, That they are full of goodness, et nad on täis headust filled with all knowledge, ja täidetud kõiksuguse tunnetusega, but is able also to admonish one another. ja et nad on võimelised üksteist ka üles kutsuma, üles õhutama. One thing that I want to sum up with or close with is that the speakings of Jesus Et millega ma tahan selle kokku võtta, on see, et Jeesuse sõnad, he said, these things that I've spoken to you, kui ta ütles, et neid asju ma olen teile rääkinud sellel eesmärgil, that my joy may remain in you, et minu rõõm jääks alaliselt teie sisse and your joy ja teie rõõm may be full. oleks nagu küps ja täielik. And I pray for the joy of the Lord today, Nii et ma palun täna seda isanda rõõmu, that we understand the speakings of Jesus, et me saame aru, millest Jeesus rääkis, that we may abide in him, et me püsime temas, connected to him. et me oleme ühendatud temaga. Father, we thank you that there is no circumstance that can steal joy from us. Isa, me täname, et ei ole olemas sellist olukorda, mis saaks seda rõõmu meist ära võtta. No situation, Ei ole ühtegi olukorda, because we are connected to you. sest me oleme sinusse ühendatud It is only bearing fruit. ja see kannab vilja. Oh God, we thank you Me täname sind, that your joy gives us strength, et sinu rõõm on meie tugevus. strength for the day, See on tugevus selles päevas. strength for everything that surrounds us. See annab tugevust meile kõige sees, mis meie ümber toimub. We give you the praise in Jesus' name. Me kiidame sind Jeesuse nimel. Amen. Aamen. Thank you so Thank you. much. Yes, indeed. Beautiful. Thank you so much for this reminder this morning. I appreciate it. Thank you. Bye. Okay, see you again. Bye-bye. Halleluuja. Tõesti imelised sõnad. Me teame seda, aga see on väga hea meelde tuletada neid asju, et see fookus läheks väliselt tagasi sisemisele. Et panite tähele, et ta rääkis kahest erinevast rõõmust ja vahel me unustame ära, sest et see maailm meie ümber on nii vali, on nii vali, lärmakas, pealetungiv, selline domineeriv ja kui meie silmad, just hingesilmad on selle peal, mis on väljas, siis me hakkame igatsema
just seda õnnelikkust või seda, kuidas ma ütlen, seda rõõmsat tuju. See happiness on ka sihuke rõõmus tuju, et me igatseme rõõmsat tuju, head tuju ja siis, kui me vaatame välja ja vaatame enda ümber ja kuulame, mida inimesed meie ümber räägivad, kuidas nad meid kohtlevad, kuidas ühiskond kohtleb, mis peres toimub, siis kogu aeg rikutakse see hea tuju ära. Ja siis on suunurgad kogu aeg allapoole. Ja kuidas siis see saab niimoodi olla? Jeesus ütleb, et kui te jääte minusse, siis on teie rõõm täielik. Nii, me arvame, et me oleme temas. Eks? Ja kogu aeg on tuju rikutud. 10 korda päevas on sul paha tuju, sellepärast et kõik ei ole nii, nagu peaks olema. Aga see ongi see, et kus meie see raskuskese on, kas see on selle peal, mis on väljaspool või on see fookus sellel sisemisel üks olemisel temaga, kes meis elab, kelles on kogu vägi, kogu tarkus, kelles on igavik, kes meid siia saatis, kes on nii-öelda see, kunagi oli see muinasjutt või tark mees taskus, mis tegelikult räägib ju pühast vaimust, eks. Et kes on see, kes kõigist olukordadest meist alati meid välja toob. Et me ainult ju läheme sellest maailmast läbi, eks, nagu rändajad. Ja meil on üks reisikirjeldus antud meile kaasa, kui me siia maailma tulime ja me läheme sellest maailmast läbi. Ja Jeesus ju räägib, et me ei peaks vaatama selle maailma peale, mis on pime. See maailm on ju pilkases pimeduses ja ta on surmavalitsuse all. Ja ta ütleb, et ma saadan teid maailma, ma läkitan teid maailma nagu valgust. Ja teie see trajektoor, teie reis läbi selle maailma on tuua kõigisse pimedatesse paikadesse valgust, kust te läbi rändate. Teie asi on heita valgust ja liikuda edasi. Heita valgust ja liikuda edasi. Aga mida see valgus teeb? See valgus unustab ära oma reisi põhjuse, miks ta siin maailmas on ja hakkab vaatama, et siin on pime, seal on pime, siin on pime, seal on pime. Igale poole, kus sa mind saadad, seal on pime. Kallis laps, kas me ei leppinud kokku, et see maailm ongi pilkases pimeduses, sina oled minu täht ja ma tahan, et see pimedus näeks sinu sära ja see sära tuleb minust. Et ma ei pannud sind siia kommenteerima pimedust, vaid heitma seda sära. Ja vot siin ongi ilmselt see vahe, kas me elame vaimus, vaimu järgi või me elame hinges ja hinge järgi. Kui me elame oma hinge järgi, siis me oleme lapsikud. Sest hing on ja jääb ikkagi lapsikuks, kui ta ei ole allutatud vaimule. Hing on nagu laps, kes kogu aeg tahab ja nõuab ja jonnib ja kui ei saa ja siis mossitab, eks. Aga vaim on küps. Vaim on ühenduses Kristusega ja vaim tahaks kanda seda täisealisust. Ja meie valik on igas päevas, kas me elame hinge järgi või elame vaimu järgi. Et need on sellised väga head meeldetuletused täna. Üks asi, mis Jeesus rääkis siin sellest alalisest elamisest isas, sest tema ju võrdles seda, mida ta meilt ootab, sellega, kuidas tema elab alaliselt isas. Ja ta rääkis korraldustest. Vaata siin Eesti piibel ütleb, et kui te teete, mis ma teid käsin või täidate mu käske. Ja vaata see sõna käsk iseenesest tekitab juba inimestel selliseid judinaid selja peal, et ma pean käsu järgi käima. Aga Jeesus ei räägi siin 10 käsu masinlikust täitmisest. Et sa kogu aeg valvad, et kas sa käid ikka 10 käsu järgi ja nii edasi. Sest see 10 käsku oli üleüldse, see oli alglävi. See oli see kõige minimaalsem, mida üldse sai inimkonnalt oodata ja nad ei suutnud seda täita.
tähendab ka, ta andis need käsud ju juutidele. Aga see oli ju, kui me loeme neid 10 käsku, siis see on absoluutne, kõige elementaarsem miinimum üldse, mida saab ühele inimlapsele öelda, et palun ära tee teisele liiga. Palun ära ole kade. Palun ära varasta. Palun ära valeta. Palun armasta Jumalat. Palun, armasta oma ligimest. Kas ei ole need on ju lihtsamad asju ei ole enam olemas. Sa õpetad seda lasteaialapsele. Valetada ei ole ilus. Varastada ei ole ilus. Tige ja kade olla ei ole ilus. Mis seal veel olid need? Sa ei tohi võtta teisi asju. Sa õpetad seda 3-aastasele. Ja ometi inimesed protestivad ja ütlevad, me ei ole enam käsu all. Mis nad sellega mõtlevad? Mis nad sellega mõtlevad? Me ei pea enam täitma seda, mida antakse miinimumtasemel lasteaialastele. Mida sa siis, mis käsu vastu sa siis tõused, mis sulle nüüdsest peale siis lubatud on? Kui sa arvad, et sa ei ole enam käsu all, eks. Jeesus ütles ju, et kuulge, unustage ära see käsk. Mina ütlen teile hoopis midagi muud. Ma räägin teile teie tegelikust identiteedist, ma räägin teile teie tegelikust originaalolemusest ja ma ütlen seda, et kui sa juba vaatad vihaga oma venna peale, siis sa oled väljunud oma tegelikust olemusest ja sa manifesteerid midagi muud, kes sa ei ole. Või kui sa vaatad, seal ütleb, et naise peale, sa vaatad vastassoo peale ja sa lased enda pähe tekkida mõtteid, mis ei peaks seal olema, sa oled reetnud oma tegeliku selle Jumala sarnasuse, Jumala imidži, sa oled reetnud oma tegeliku olemuse ja sa oled väljunud oma raamidest, sa ei ole enam sina ise, vaid sa oled sattunud võõra mõju alla. Ja Jeesus ütles ju 6 korda seal mäejutluses, aga mina ütlen teile on öeldud nii ja nii, aga mina ütlen teile. Ja ta räägib seal nüüd küpsetele nagu Jumala poegadele, et unustage ära see lasteaia jutt, mis sai antud juutidele siiani mäel, kellel ei olnud püha vaimu. Ja seal oli tõesti lasteaia jutt, ära löö teist, ära varasta, ära valeta, kõik sellised asjad, et me ei räägi üldse sellest, ma räägin sügavast identiteedist. Ma räägin sellest, et vaadake, mis impulsid teist läbi käivad ja mis mõtetele te järgnete. Te olete Jumala pojad, see ei ole teie päris osa. Teie päris osa on Jumala sarnasus ja see on hoopis midagi muud. Ja Jeesus ütleb siin, et aga see, mis ta räägib siin, see Johannese 15, seal ta ei räägi nendest käskudest, vaid ta räägib oma korraldustest ja ta ütleb, et kuidas vaatame siit uuesti, kas me leiame selle. Kui te peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Ja siin, mida Jeesus mõtleb, on selle all see igapäevane käimine koos temaga. Ta ei räägi siin masinlikust mehaanilisest näpuga järge ajamisest, et ma olen selle rea käsu täitnud, kas ma selle rea käsu olen täitnud, kas ma teen nagu punkt punktilt järgi, vaid Jeesus räägib siin terves selles 15. peatükis igapäevasest lakkamatust vereringest, sellest, kui oks on viinapuus, siis need mahlad, mis voolavad sealt juurtest ja tüvest okstesse, see pidev mahlavool sinus, see tema ligiolu, tema mõtete, tema inspiratsiooni ja tema loomuse, tema olemuse ringvool sinus. Ja see ringvool, see tema olemuse ligiolu sinus ja see voolamine sinu sees, sinu vaimusoontes on see, mis toob sulle kogu aeg tema juhiseid. Need on need korraldused. Kui te teete, kui te peate minu käske, kui te teete, mida ma teile ütlen, ütleb ta siin ühes kohas, et kui te teete, mis ma teile ütlen,
see on see osaduse ligiolu ringvool meie sisemises olemuses, nagu meie vaimusoontes. Ja ta ütleb, kui sa oled tundlik, paindlik ja pehme ja püsid oma sisemuses kuuldel, kuulatades, käid minuga koos, oled minuga üks. Kui sa püsid selles ringvoolus, siis sa koged seda, et sa oled lakkamatult armastatud. Sa oled lakkamatult minu armastuses. Sa elad nagu pesas, nagu kodus. See sõna abide, mis on inglise keeles, see on nagu kodus elama, nagu pesas viibima, jääma paigale. Siis te elate nagu pesas, nagu kodus, minu armastuses. Teil ei ole hetkeks ka kahtlust. Aga miks meil tabavad need kahtlused, et ma ei tea, kas Jumal mind ikka armastab? Ja miks meil ei ole seda tunnet? Aga see on see, kui meie fookus läheb tema pealt välisilmale. See läheb tema pealt välistele asjadele või see läheb tema pealt meie endi sooritusele, meie endi olukorrale, nagu Aalik mainis siin seda majanduslikku olukorda või meie endi saavutusi. Kui miski ei lähe nii, nagu ma ette kujutasin, siis mul on kohe tuju paha ja siis mul on kohe sihuke tunne, et ma ei tea, kus Jeesus üldse on. See on fookus on läinud hingele, mitte sellele ühenduskohale, kus oks on tüve küljes. Te teate, olete te, kui te olete aiandusega tegelenud või puukimisega või üldse, noh, te ju teate, kuidas see asi on. Kui on oks taime küljes või on oks õunapuus, oks on viljapuus, siis seal on see ühenduskoht, kus ta on ühendatud. Eks seal need oksaladvad, need hõljuvad tuules. See tuul puhub siia-sinna vastavalt aastaajale, kas tulevad rohelised lehed või tuul puhub need lehed ära, need on kuivanud. Kogu aeg olukord muutub seal oksa teises otsas. Eks? Aga mis ei muutu, on see, kus kohas see oks kasvab tüvesse või tüvest välja. Ja nüüd ongi see, kui sina oled see oks, kus on sinu pidev fookus, sinu alaline tähelepanu, kas see on pööratud sinna oksa otstesse, mis tuules kogu aeg pekslevad siia-sinna või on tuulevaikuses, kas on mis värvi su lehed on need noored või vanad seal või on tuul ära rebinud lehed, kus su fookus on või su fookus on selles, et ei, mina olen tüve küljes, tüvest voolavad mahlad. On, mis on praegune aastaaeg minu elus. Mahlad voolavad minus ja kui on aeg, siis kõik saab uueks jälle uuesti. Kõik tärkab. Meil on see lootus, meil on see teadmine. On ju, see, et aastaajad vahelduvad, olukorrad vahelduvad, rünnakud tulevad, vaibuvad nagu merelained, aga me oleme juurdunud temasse. Ja see on see, kus meil see alaline rahukoht on see, et on, mis on, aga mina olen temas, ma kogen teda oma sees. Ta voolab mu soontes oma ligioluga ja ma tean, et kõik on hästi. Ta pöörab kõik olukorrad, kõik muutub jälle. Ja veel ühe paralleeli, mis Aalik tõi. Ta rääkis nendest okstest, kes ei ole ühendatud sellisel viisil elumahladega, elupuumahladega, vaid keda kogutakse kokku kimpudesse, üritustele, konverentsidele, programmidesse ja sa käid kohusetundliku ristiusu harrastajana mingisuguses ebamäärases lootuses tulevikule, käid mööda programme, üritusi ja konverentse ja kogunemisi ja kogu aeg ootad, et kas need tekitavad sinus äkki mingit elumahla. Ja vaata, sellised oksad, kes ei oska elada Jeesusega alalises ligiolus, neid kuritarvitatakse või neid kasutatakse ära. Kui palju on maailmas, palju on erinevaid religiooni, ka kristliku religiooni vorme, aga on üks,
mis kasutab otseselt omakasu eesmärgil ära neid urvumeelseid kristlasi, kes kogu aeg ootavad väljast poolt seda püha vaimu puudutust. Ja nad ei saa aru, et see vägi, see väeallikas, see sügav kaev on tema enda sees. Ja see ligiolu ja kõik see armastus, see tarkus, see vägi, see headus, see jõud, see sügav rõõm voolab tema enda sees. Ja ta läheb nagu urvukene järjekordsele üritusele lootes, püha vaim, kas sa oled siin? Kas sa, oi, püha vaim tuli, püha vaim puuduta mind. Ja nüüd ta kogeb seda välist püha vaimu, siis ta on natukene rõõmsam. Ja kui ta läheb sealt atmosfäärist välja, siis see õhtu tal võib olla veel natukene elevust ja seda järelhõõgust ja homme on jälle kõik pime maa ja rõõmu ei ole ja Aalik võrdles seda nende okstega, noh, nagu kes põletatakse tuhaks, eks, sest et nendest ei ole nagu tolku, sest et nad ei kanna seda vilja, mis lähtub sellest sügavast sisemisest rõõmust tema osaduses. Vaid nad ootavad seda närvikõdi, nad ootavad nagu väikesed lapsed seda, et tuleks kloun sünnipäevale ja teeks natukene nalja ja siis on kõigil hea tuju. Saate võrdlusest aru? Ega see väga palju ei erine, kui otsitakse kokkupuudet või kohtumist Jumalaga ainult üritustelt. Ainult sellistelt vägevatelt ettevõtmistelt. See on ju vaimumaailmas võib seda urbude kogunemist näha nagu laste sünnipäevaga, kes ootavad, et kloun tuleb ja teeb nalja. Või et midagi ilutulestikku tehakse või siis on hästi hea tuju, siis on rõõmus meel sünnipäeval. See ei peaks nii olema. Ega üritused on head ja need kogunemised ja kõik on väga head, aga mis peaks tegelikult olema, et meie tuleme sinna ligioluga, me tuleme sinna, me kanname kokku selle sügava Jumala tundmise ja meie oleme tegelikult see konverents, meie oleme see, mille pärast muud inimesed tulevad sinna, see on meie sees, see on meie naeratuses, see on meie puudutuses, see on ligiolu meie ümber, mitte et me läheme seda otsima alles, nagu meil seda ei oleks. Ja ma ütlesin siin, et seda kasutatakse väga jõhkralt ära ja need on ülisuured sellised tihtipeale ka kuldsete juurtega võrgustikud, mis ajavad kokku kümneid tuhandeid inimesi ja lubavad neile, et see näärivanne annab teile kommi, kui sa teed midagi oma poolt, kui sa ütled luuletust, kui sa tantsid. Kui sa teed seda ja seda, siis sa saad näärivannalt kommi. See on ju umbes niimoodi Jumalat esitataksegi, et Jumal annab sulle selle, mida sa igatsed, mille poole sa sirutud, kui sa tood nii ja nii suure summa raha. Või kui sa ostad sellele suurele prohvetile seal auto. Või sa teed seda või seda või seda. Anna. Osta Jumalalt seda, mida sa igatsed. Vaadake, mismoodi alaealise, sellise urvumeelse, ebaküpse kristlaskonnaga manipuleeritakse ja mitte vähe. Ja inimene siiras ootuses, et see abi Jumalalt tuleb talle väljaspoolt. Ta allub sellele manipulatsioonile ja inimesed teevad ju kohutavaid asju, nad müüvad ära kõik, mis neil on, nad toovad kõik suures lootuses, umbes, et siis Jumal näeb, et ma siiralt päriselt ka igatsen ja ootan seda, siis äkki Jumal vastab. Ja see on kõik täpselt vastupidine sellele, millest Jeesus rääkis. Kui sa jääd minusse, kui sa pöörad oma tähelepanu minu osadusele, kui sa tead,
et sa püsid minus olenemata sellest, kas sul on kogudus ümber või ei, kas on tagakius, kas on pillutamine, kas sa oled muul põhjusel ära lõigatud, kas, mis iganes olukorrad on, tea, et mina olen sinuga, mina olen sinu toit, mina olen sinu tugevus, mina olen sinu jõud, kõik on hästi, midagi ei ole katki. kui sina hoiad minuga ühendust, siis ma toon su kõigest välja. räägi minuga, mis sul vaja on. küsi, mis sul vaja on. ära allu manipulatsioonidele, ära kuula neid valesid. nii et vaadake, kuidas siin Jeesus räägib hoopis millestki muust kui see, mida tänase päeva kristlus võib sulle esitada. eks neid versioone on palju. on sellised religioossemad, kes ütlevad, et Jumal kuuleb ja näeb sind siis, kui sa käid korralikult kirikus, hoones, süütad neid küünlaid või mis iganes vormis. kui sa täidad neid rituaale, siis Jumal näeb sind ja on sinuga rahul. aga kui siin on midagi, mis ei järgi täpselt ette kirjutatud reegleid, siis sul ei ole midagi oodata. mitte millestki sellisest Jeesus ei räägi. ta räägib siin, vaata, kui sa jääd nagu sellesse minu osadusse, siis sa koged alaliselt, et mitte midagi ei ole katki. sa oled minu armastuses, mina toon su kõigest läbi, ma toon su kõigest välja. ja sa koged seda rõõmu, seda heameelt, mis mul on sinust, mida mina kogesin iseendas, kui isal oli minust hea meel. kui sa koged oma sees minu naeratust, minu heameelt, et ma olen uhke su üle, siis sinu pale läheb ka naerule. kas ei ole nii? me oleme kuskil mingisuguses raskes olukorras ja me pöörame oma pilgu sissepoole ja me ütleme, et Jeesus, ainult sina, ma ei vaja mitte midagi, sinuga koos olles ei himusta ma miskit maa peal. kui mul oled sina, on mul kõik. ja sa pöörad oma pilgu tema poole, sa kummardad teda oma sees, mitte väliselt. ja väliselt ka, aga ma ütlen eelkõige ikkagi oma sees. ja sa koged tema naeratust oma sees. seda, kui ta ütleb, et ma olen uhke su üle, mu tütar, et ma olen uhke su üle, mu poeg. ja järsku sa tunned, vau, see nagu soe mingi õli valgub üle kogu su olemuse. Jeesusel on minust hea meel. isa on minu üle uhke ja sul lähevad suunurgad ülespoole. siin ta ütlebki seda, et seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Aamen. mina nägin midagi eile palves ja ma mõtlen, et see on väga hea koht see siia tuua ka, muidu läheb meelest ära ja jääbki jagamata. ma nägin Aaroni keppi palve ajal ja sellel Aaroni kepil olid üheaegselt, see oli mandlipuukepp, Aaroni kepp, ja seal olid üheaegselt, ma nägin, olid õied küljes, selle jämeda siukse jändriku kepi küljes olid õied ja olid viljad. üheaegselt. ja ma mõtlesin, et mida see tähendab, et ma sain aru, et see käib kuidagi minu kohta. et nagu ma nägin nagu iseennast Aaroni kepina, nagu palves kõndisin edasi-tagasi, toas palvetasin ja nägin nagu, et mina ise olin selline jändrik Aaroni kepp ja mul olid õied ja viljad küljes üheaegselt. muidu on ju nii, et vaata, õunapuud õitsevad ära ja siis läheb kaua aega, kuni see vili kuju võtab, aga ei ole üheaegselt suured õunad ja viljad. aga Aaroni kepi küljes olid ja ma nägin nagu seda. ja see on 4. Moosese 17:23, see kui kirjeldab seda Aaroni keppi, mis oli siis ajanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid. siin on üheaegselt see, ta oli ajanud neid oksi, väikseid võsukesi ja seal olid siis lehed, seal olid õied ja seal olid küpsed viljad. ja ma mõtlesin, mida see tähendab, et
esimene jälle, vaadake see vana Aadama loovus, nagu ma ikka ütlen, esimene reaktsioon on negatiivne. Õied ja viljad. Mis see tähendab, et ma olen ebaküps veel või? Miks sa näitad õied? Õied ei ole viljad. Õied on ebaküpsus. Jumal, mida sa tahad näidata? Ja see vana loomus kohe on turris, eks ole, ja Jumal, ma olen häiritud, anna mulle tõlgendus. Aga mõne aja pärast lihtsalt tuli see selge teadmine. Vaata, kui sa oled üks jändrik puuoks, mandlipuuoks, niisugune kepp ja sul on ainult viljad küljes, siis ongi kõik. On ju? Viljad saavad valmis, korjatakse ära ja siis on kõik. Aga vaadake, seal lepingu laekas nad panid sinna Aaroni kepi. Kes on Aaron? Aaron on ülempreester. Kes on meie ülempreester? Kristus Jeesus, kes meie eest alati kostab. Sinna lepingu laekasse, mis pidi minema Jumala rahva ees, millel nad pidid oma silmad hoidma, oli see kepp. See oli Aaroni kepp ja Aaron oli see, kes pidi viibima kõige pühamas paigas. Ülempreester oli see, kellel oli pidev, oli see tal oli ligipääs pidevalt Jumala ligiolule. Ülempreestritel oli see õiguseks. Aga meie oleme nüüd Kristuses Jeesuses ja temas on meil see õigus elada lakkamatult selles kõige pühamas paigas. Sest ta ütleb, meie oleme tema tempel. Kui mina ja sina me oleme tema tempel, siis kus on see kõige püham paik? See on templis sees ehk meie endi sees. Kus on siis see Aaroni kepp ja kus on siis see laegas? Selle igavese mannaga, selle igavese lepinguga ja selle Aaroni kepiga. See laegas on meie sees kõige pühamas paigas. Ja mida see tähendab, mida ma aru sain? Kui sellel Aaroni kepil, kes oleme mina ja sina, see sau, mille läbi Kristus siin maailmas valitseb, sina kannad vilja, jaa, aga nende viljade vahelt puhkevad lakkamatult uued õied, mis on uued algused. Sinuga ei ole lugu läbi, kui sa kannad vilja ja siis ongi kõik ja rohkem enam midagi ei tule. Vaadake, kui palju on, isegi noored usklikud kogevad seda, et nüüd ma sain selle kätte, nüüd ma teen seda, mida Jumal ütles. Kas rohkem enam ei tulegi, kas nii jääbki nüüd? On ju? Kas nüüd seesama rutiin, seesama jääbki ja nüüd ma jäängi seda tegema, jäängi selle peale, kuni ma suren ja midagi uut enam ei tule? Ja vaata, mis see tõotus on. Jah, sa kannad küpset vilja, aga nende viljade vahelt tärkavad kogu aeg uued õied. Uus sõna Jumalalt, uus tõotus, uus suund, uus juhtimine, see viljastub, see hakkab kuju võtma ja ühel päeval see õis kannab täis vilja, aga samal ajal, kui sa kannad täis vilja teatud asjades, sealt viljade vahelt juba lakkamatult kogu aeg pistavad nina välja uued õied. Uus algus siin. Sa ei teagi isegi, kui palju sinu küljes on neid õisi, mis on uued, need väikesed pungad, mis hakkavad puhkema, uued lootuse õied. Samal ajal kandes seda küpset vana vilja, mida inimesed juba söövad, eks ole. Juba see kannab, nad ütlevad, et su vili on hea, eks. Aga see ei ole kõik. Sellega lugu ei lõppenud. Vaata see viinapuusse jäämine, see on see sama põhimõte, eks, et need mahlad voolavad sinu kaudu. Sa kannad vilja, aga kõik see aeg sinu sees, sinu külge puhkevad uued õied
ja need uued põnevad algused. sa teed midagi ühe käega, aga teise käega sa juba ootad, vau, mis siit välja kasvab? vaata, Aaroni kepp ajas võsusid. oi, siit hakkab mingi võsu kasvama. huvitav, mis siit tuleb? ja vaata, see on see lakkamatu rõõm, mis meis on. meis ei teki religioosset igavust, religioosset tülpimust, seda ärakuivamise tunnet, et kogu aeg üks ja sama, üks ja sama, üks ja sama. ja las ta olla, see üks ja sama kannab head vilja, kuni ta kannab vilja. aga vaata, ma teen midagi uut. see juba tärkab, kas sa ei märka? eelmisel teisipäeval Aalik õpetas sellest, eks. vaata, ma teen midagi uut. sinu küljes on puhkemas väikesed uued õiealged. jumal teeb midagi uut, see juba tärkab, kas sa ei märka? jah, Hele. et see aasta, see kinnitab seda ka, et mina sain nagu, et see aasta nagu laienemise aasta. jaa, kõigi elus, see peabki olema. see peabki nõnda olema, et pane tähele, mida Jumal sulle räägib. pane tähele, kus kohas, kui sina oled ka Kristuses Jeesuses ülempreestris, see Aaroni kepp, siis pane tähele, kus on hakanud väikesed uued võsud sinust hargnema. täiesti uued asjad ja kus on hakanud õied tekkima, mingi lootus, et oi, siit hakkab midagi uut kuju võtma, midagi uut hakkab arenema, mingi uus tulevik, uus horisont terendab ees. aga samal ajal on siiski, sa ei lõpeta kandmist, selle oliivimarjade ja nende viinamarjade ja mandlite kandmist. sa ei lõpeta seda kandmist ära, sa ei tee järsult neid asju, et ma lõpetan ära, nüüd vaatan, mis siit uut tuleb. ei, see vana, nii kaua, kuni need viljad on ära korjatud, las nad olla, aga samal ajal vaata, kuidas sinu sees juba tärkab uus lootus ja see uus igavene noorus. Kristuses Jeesuses meil on ju igavene elu, mis tähendab, see on see igavene uuenemine. see igavene lakkav, sa võid olla 90, sul on põhjust oodata, et see igavene noorus toodab täna ka veel sinus uusi mõtteid, uut inspiratsiooni, uusi võsusid, uusi õisi, mida kinkida teistele enda ümber. Aamen, aga täna läks natukene pikaks, nii et vaadake, kui palju uusi mõtteid ja inspiratsioone tuleb paarist salmist piiblist, Jumala sõnast. kas ei ole nii? seda leiba on meil tõesti iga päev kotiga ja korviga. vaadake, kui huvitav oli see, et Jeesusel oli 5 leiba ja 2 kala, mida ta murdis. see oli umbes nagu, et 5 salmi, mida Aalik toob, eks. nii, ta toob sealt paar mõtet välja ja ongi kõik. ja nüüd ta annab selle leiva apostlite kätte, jüngrite kätte. nii, ja me hakkame seda 5 leiba ja 2 kala edasi murdma. ja millega me tund aega hiljem, millega me lõpetame? meil on 12 korvitäit ülejääki, neid leivatükke, mida võiks veel edasi murda. kas ei ole nii, kuidas Jumala sõna paljuneb? sul on ainult paar mõtet, sa hakkad murdma, sa jagad selle, meid oli täna 12 siin, sa jagad 12 kätte, kes lähevad, murravad seda 5000 ja ülejäägi tükkidest korjatakse 12 suurt korvitäit. see on see, mida Jumala sõna teeb, kui sa teda murdma hakkad. nii et ma jätan selle sõna praegu teiega. kas see jõuab 5000-ni või kui paljudeni see jõuab, aga ma tean, et see, mis me täna oleme rääkinud, sina saad võtta need mõtted ja murda neid edasi omakorda niimoodi, et sul on korvid täis. Jeesuse nimel. Aamen. Halleluuja, Isa. me täname sind selle tänase üllatuse eest, et sa taas võisid võtta lihtsad, paljusid kordi loetud kirjakohad. et tõesti, kui sina hakkad seda leiba murdma, neid lihtsaid kirjakohti, siis tuleb sellest nii palju valgust ja rõõmu meile kõigile, et sa tuletad meile taas meelde, et hei,
ma ei ole seal väljas, et sa ootad ja vaatad, et kes läheks üles taevasse, tooks mulle sõna või kuidas. Ma ei ole seal väljas, vaid hei, kuule, vaata, ma olen sinu sees, ma olen sinuga, ma olen su vaimus. Ma olen lakkamatult sinuga ühenduses, kuula minu häält, siis ma juhin sind kõigest välja. Isa, ma lihtsalt tänan, et sa oled taas tõmmanud meie fookuse iseenda peale, oma ligiolule meie sees, meie sügaval sisemises olemuses, meie templis. Ja nii nagu me tõesti täna ka nägime, see Aaroni kepp, see ajab põsusid pidevalt, sest tas on igavene noorus, igavene elu. Me kogeme oma sees pidevalt uusi algusi, me kogeme uusi lootuse õisi ja me kanname kogu aeg 12 kuud aastas, igas kuus oma vilja, lakkamatult me kanname ka vilja sinus. Jeesus, see elu sinus on nii põnev. See on nii põnev, sest sa ütled kogu aeg oma lastele, vaata, ma teen midagi uut, see juba tärkab, kas te ei märka? Jeesus, ma tänan sind täna ja praegu nende uute inspiratsioonide eest sinu lastes, nende uute alguste eest, nende märkamiste eest, et nad märkavad neid võsusid Aaroni kepi küljes, mis on nende sees, et nad märkavad neid uusi, ilusaid lootuse ja tõotuste õiekesi, neid uusi tegemisi, mida sina nende elus oled ette võtmas, et nad märkavad kõike seda, kuidas kõik nende sees pidevalt uueneb, tunnetama, kogema, nägema ja käima koos sinuga. Isand, ma lihtsalt tänan, et kõik need 3 faasi on lakkamatult meie sees olemas ja see ei muutu mitte kunagi. Need võsud, need õied ja need viljad. Isand, ma lihtsalt tänan, et sa uuendad iga kuulaja sisemist noorust, sisemist olemust, et me võime kõik kogeda, nagu Jesaja ütleb, et vanas eas on nad veel tugevad ja haljad ja kuulutama, et Jehova on õiglane. Isand, ma tänan sind, et me võime olenemata vanusest kogeda seda pidevat uuenemist, pidevat noorenemist, sest me oleme selles viinapuus ja me jääme igavesti alati sinu külge. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.